tere hommikust! Ma võin teile öelda, et täna on täiega sinine esmaspäev. Hinnu läks täna tööle. Ma pidin üksinda viima kõik lapsed lasteaeda. See läks täiega okeilt. Hommikul lastega veits keeruline oli, me peame kindlasti varem hakka märkama. Ja ma läksin poodi süüa ostma. Ja ma olin kassas ja ma avastasin, et mul on pangakaart ja kõik asjad kodus. Nii et siis ma ütlesin, et vabandust, ma käin korra kodus, 10 minuti pärast olen tagasi. Nii et ma käin koju oma tühja käruga. Ja siis ma olen poodi tagasi, sest ma ei saa ju väga tassida midagi, nii et siis ma otsustasin, ma lähen käruga. Ja ma tahaks vist jõuda, kuna mul on kõik kodus enam-vähem korras, siis ma vist tahaks jõuda jalutama ja siis peale jalutamist läheks emmale, Saskele järgi. Nii et vaatame, kuidas me jõuame kõike. Aga õnneks läks Saska ka täna ilusti ilma nututa, nii et win-win. Nii, ma sain ka Saska kätte. Ma käisin jälle poes teist korda veel, või kolmandat korda. Sest Maximas oli praegu siuke puhastusnädal. Saavadki tänasega läbi ja siis sain väga hea hinnaga asju ära osta. Niisugused mingised XXXL pakke. Et siis väga-väga hea. Nüüd võtsin Saska. Saska oli väga tubli lasteaias. Homme ta jääb kuni lõunasöögini. Ehk siis 45 minutit kauem kui muidu. Et tuttu ta veel ei jää, et sinna on aega. Aga jaa, kuna ta nüüd läheb ilma nututa lasteaeda ja kõike. Nii et super. Vaikselt laabub kõik. Ja nüüd koju saab süüa ja läheb tuttu. Siis mina lähen pesema. Ja siis veits koristan ja ma hakkan teile vlogi kokku panema, sest mul pole enne aega. Siis äkki saab täna või homme selle ülesse ka. Nii et ja vaatame siis. Nii, tere lõunat. Kell on 3:03 kohe ja ma teen makaronisalatit, sest Noora hommikul ütles, ta tahaks jälle makaronisalatit. Nii et ma siis teen selle õhtuks neile valmis, kui nad trennist tulevad. Käisin just pesus või no mitte just. Natuke aega tagasi juuksid juba on peaaegu kuivad. Igastahes. Nüüd kiiresti teen ära, Saski on ka üleval juba. Ja siis on natuke veel koristada aia. Ja siis ma pean hakkama ennast korda tegema. Ma juba mõtlesin, et äkki ma jõuan niimoodi, et teeks toidu valmis. Ja äkki ma jõuan tüdrukutele järgi, siis ma saan nagu nendega natuke koos olla. Ja siis kui issi tuleb, et siis viskame tüdrukut trenni ja siis Heinu viskab mu näiteks kooli, et siis ma näen kõiki lapsi ka, mitte ainult õhtul ja hommikul. Ja saan nagu neile varem järgi minna, aga nüüd rutut toimetama. Aitäh. Aitäh. Näe, tõmba siit. Tõmba sellest. Võtta sellest. Näe, sellest. Võtta sellest. Tõmba. Nii see oli. Näljakas, tõmba. Võtta siit kinni. Näe, võtta sellest kinni. Tõmba. Tubli! Tubli oled. Homme paneme. Homme võtame. Aitäh sulle. Ikka peab tulema. Vaata, kui nunnu sa täna olid. Õpetaja ütles, kui tubli sa olid.
sa välja ei saa ilmselt. Ära pane palun. Emme on siin ju teised lapsed tulevad ka. Kas on? Siseallikatesse kätte saa. Ja mul on see palve, et kindlasti olge nii head, et pange... Tere õhtust! Ma kõnnin koju ja tegelikult kohe varsti jõuangi koju juba ja koolipäev oli päris huvitav ja ma ei tea, enam ei olegi väga väsinud, ma jõin koolis juba kohvi ka. Aga nüüd ma lähen vaatan, kuidas tüdrukutel trennis läks ja tahan süüa ja siis arvatavasti kuna veel ei maga, siis hakkan tuttu panema ja mega soe on lihtsalt täiesti uskumatu sügis. Ma loodan ikka, et siin suht sügise või septembri, mitte sügise lõpuni, septembri lõpuni võiks olla siuksed ilmad, et ma nagu võtsin tagi kaasa, aga mul pole seda vajagi, sest lihtsalt nii soe, et mul on lausa palav. Aga ma jõuan kohe koju, nii et meie näeme, ma arvan, alles homme. Tere hommikust! Ma ei teagi, kaua ma siin mingit videot saan teha, sest mul on nagu mälu täiesti täis. Hommikul viskas ka vahepeal kinni videod ja ma pean hakkama täna siis kustutama. Ja ma eile juba 1500 kustutasin, aga olgem ausad, et telefon on hästi vastu pidanud, kui arvestada, et mul on mingi 50 000 pilti, 10 000 videot. Nii et jaa, aga ma nüüd lähen koju ja siis keegi tahab tulla mingitele mütsidele, sallidele järgi preedeni. Mul lubasi ma otsin välja, kui ma leian, et siis saab tulla. Ja siis ma hakkan oma telefoniga tegelema, et seda tühjemaks saada, sest mul on nii fullis kõik. Aga plikad läksid kõik väga hästi lasteaeda. Saski jääb lõunasöögini täna. Nii et ja ma üritan teile videoga täna üles saada. Ma eile üritasin seda teha 11:30. Ja mul oli peaaegu ära laadinud, kui mul sai läpaka aku tühjaks ja ta viskas ennast kotti ja ma lihtsalt mingi tavai rohkem ei viitsi, sest ma juba pool tundi enne seda olin nii läbi omadega ja väsinud, et silm lihtsalt kukkus. Aga täna siis alustame uuesti. Ja täna on, mul pole kooli ka, sest mul on ette tehtud kool. Mõtlesin, ma nüüd kustutasin mingi 2 tundi kodus diivanil lihtsalt pilte ja videosi telefonist. Et mul tulid 2 pakki, mis ma tellisin eile pakiautokasse. Need on minu meelest emma kingitused. Nii et ma lähen neile homme hommikul peale lasteaeda järgi, mitte nüüd, kui ma Saskele järgi lähen. Ja toon nad ära. Ja väga polegi midagi erilist teile siin. Üritan tubli olla. Video sain ka teile ülesse. Halleluja. Ja mis siin ikka? Koristama peab pärast. Ja olema niisama tubli. Ja täna on selles mõttes kuidagi pingevaba. Kuna mul on õhtu vaba, siis ma ei pea muretsema ja kiirustama igale poole. Et kõik saaks tehtud. Mul on terve õhtu aega kõike teha. Mõtlesin siin, et teeks üldse eraldi äkki mingi video millalgi ja räägiks oma sellest opist nagu vähe detailsemalt. Nii et kui talle see mõte meeldib, siis andke teada. Et siis saab teha, et näiteks saate küsida, pluss räägin niisama opist, nagu kõik see, kuidas ma sinna jõudsin ja kuidas see kõik välja nägi. Aga... Siin on 1, siin on 2, siin on 3, siin. Vaata, mis see on. Oota, see kõike kukub. Taas hästi. Tere vlog. Olen ka kodus tagasi, aga Noora on ka välja. Noora tahtis lasteaias ka, sest tuli nad olid just õues. Ja siis ma mõtlesin, et laste siis tuleb, et ei pea magama. Ja siis tegin meile siukse lõuna, et tellisin suusid, kuigi meil oli tegelikult makaronisalatit.
aga ma mõtlesin, et kuna ma tean, et talle sushi väga maitseb, Emma väga ei armasta sushit, et siis kuna me oleme kahekesti, Saskia magab, et siis ma tellin. Emma armastab pannasi. Emmale meeldivad väga pannkoogid ja friikartul meeldib ka Emmale nagitsatega ja pitsa. Mulle meeldib spagett ka. Ja nuudlid on teil ka, Emma võib ka nuudleid süüa. Mulle meeldib ainult sushi ja ainult muna ja ainult spagetti. Okei. Aga jah, siis ma mõtlesin, et ma tellin meile. Jälle mingine piiri. Tasakesti, vaata. No võt, Noora. Ta hüppas mul käes. Ise hüppas, on ju. Ja vaatab, mis me siis õhtul teeme. Eks ma mingi aeg pean siis Emmaga ka tegema siukse, et ma võtan tema või jätan üldse lastes koju ja tegema siukse lõuna temaga. See on asi võrdne. Aga ja nüüd ma ei teagi, mis asja magab, kell on 2. Noore sai multikat ja sushit ja ma veits koristan ja siis vaatab, mis me teeme. Tasakesti. Anna käitu. Söö suu tühjaks, tee näntsu. Ma tahtsin sisse panna. Hei, kõvasti tahtsin. Tere õhtust vlog. Sellega ei pese. Pese veega palun. Sa teed need koledaks lihtsalt. Ma tal pesin ju. Ja, aga praegult ei pese. Siis kui on sinul pesupäev, siis võid pesta. Me jõudsime ka koju. Kell on 8. Saskia just tuli vannist ja läks voodisse. Suured on veel vannis ja siis hakkame nendega kõhtustoimetusi tegema. Tasakesti. Hennu läks trenni ja meie mingisest sisemängukas sai see, et kuna nii ilus ilm oli, siis me mõtlesime, et võiks ikkagi kasutada neid ilmasi ära. Talvel saab palju käia Skyparkides ja asjades. Me käisime täna lasteaias. Ja siis me läksime Männiparki, sest Noora rühmakaaslane läks ka Männiparki, kes on meie hea sõbranna. Olivia. Ja siis me otsustasime. Ja siis me käisime seal paar tundi. Tüdrukud on nagu juba väga pikalt rääkinud, et tahavad minna sinna ja on nagu tahtnud minna Hessi, sest neile meeldib just seal sellega see, et saab mängida. Ja siis me läksime sinna sööma nendega, et nad said kananagid said ja riipeid ja Noora võttis vett, Emma proovis maasikapiima. Ja nüüd siis siin oleme, kohe varsti lähme sättima magama. Ja me viimegi. Ja viimegi. Emma, seal tuleb Olaf ja Elsa. Tere hommikust, vihma korralikult sajab nüüd. Sain täpselt lapsed viidud lasteaed ära ja siis hakkas sadama niimoodi, et kui Emmat viisin ülesse, siis ei sadanud, aga kui välja tulin, siis õues sadas vihma. Nii et, aga ma lähen toon Emma sünnipäevakingid ära, mis eile juba jõudsid.
aga hetkel ma olen käruga niikuinii ja see on tühi, siis ma saan tassida koju, lapsi pole. Ja käin just poes ka korra ja siis lähme koju selle vihma käest peitu või vihma eest peitu. Nii, ma olen kodus tagasi. Kõik siit märksid mulle jope vahepeal eest lahti igal pool. Aga jäin korraliku paduka kätte ikka. Ja kui ma eile mõtlesin, et ma veits koristan õhtul ja teen asju, siis see lõppes sellega, et kui me koju jõudsime, tüdrukud pesin puhtaks, Ennu läks trenni ära, ja siis tüdrukud käisidki vannis ja me läksime magama. Ja ma ärkasin poolistukil 21.15 emma voodis, sest ma jäin ka magama. Ja siis ma läksin meie voodisse ja ma ei tea, mis kell Hennu tuli. Igastahes mingi ette vist käis küsis mult, et kas ma magan. Ja siis ma vist vastasin, et vist jah või mingi, et enam-vähem või midagi siukest. Ja siis magasin edasi. Kuni hommikuni ma olin ikka mega väsinud. Nii et ja ei jõudnud ma eile midagi toimetada ja tarka teha. Seega tüdrukud on praegu lasteaias. Ma joon rahulikult oma kohvi. Vaatan paar osa sarja ja siis hakkan koristama. Ja ma pean podcasti ka pärast kuulama tänaseks kooliks ühe. Ja siis vaatame, mis see päev, sest õhtuks tuleb mingi söök teha. Trenni asjad kokku panna, sest tüdrukutel on trennid. Täna nad lähevad täna erinevatesse trennidesse. Nii et ja vaatame siis, kuidas ja mis see päev toob. Ilm on küll mitte väga hea. Tere! Õues saab jätkuvalt vihva. Ma olen läbi märg. Ja tulin Saskale järgi. Käisime poest välja tulles. Avastasin, mul ei ole telefoni jälle. Ja siis tuli välja, et see jäi lasteaeda. Nii et ma tulin lasteaeda tagasi. Võtsin telefoni. Ja nüüd me oleme koju. Ja siis läheb Saski magama ja ma hakkan koristama ja kuulama oma kooli viimast podcasti. Täiesti maasendav. Enne lapsi mul ei olnud mitte kunagi selliseid asju, et ma unustaks asju kuskile või midagi unustaks. Ma ütlesin alati Hennu asju meeles, teiste asju meeles. Ma olin lihtsalt hiilgav pea. Ja nüüd peale 3 last mu geenius ajust ei ole mitte midagi alles. Ma unustan kõik ära. Isegi oma telefoni unustan kuskile maha. Suht masendav, aga noh, mis teed raskel ajal. Mitte midagi, pead hakkama elama siuksega. Tere, vlog! Issand rasta. Jälle mul on juuksed märjad. Ja me suundume Saskiga lasteaeda. Võtame tüdrukud. Emmal hakkab kell 5 trenn, kell on 4:45. Enne seda jõuab süüa, rahulikult jõuame minna trenni. Ja siis Hennu viskab mu kooli koos Noora ja Saskaga. Ja siis nad lähevad trenni tagasi, sest emmal saab kell 6 läbi ja Nooral hakkab kell 6. Ja Nooral saab siis 7:30 läbi. Nii et ja minul saab siis täna põhimõtteliselt 3:30 alles kool läbi, sest mul hakkab 5:30 täna. Nii et ja aga nüüd me siin siis matkame. Astume veel. Natuke veel lähme. Tule Saske. Ja me toome emma ära ja siis Noora. Lähme siis. Astu. Astu. Lähme. Astu. Ja astu veel. Kohe oleme kohal natukene jäänud. Tere hommikust vlog. Puhta pesuunnik on siin kõrval. Aga ma just viisin tüdrukudele. Ja nüüd tulin koju. Vaatan natuke telekat ja joon kohvi ära rahulikult. Ja siis hakkan koristama. Kuigi eile ennem, kui ma kooli läksin, just lõpetasin koristamise. Kõik sain tehtud ära, see pesuunnik siin. Ja nüüd on jälle kõik sassis. Mis on täiesti normaalne lastega elu. Nii et ja hakkan pesu pesema, sest eile, kui oli vihmane ilm, siis tuli nii palju mingi märgasi asju ja mingi mustasi asju, nii et ja
aga ma pean veel täna hakkama, juba mitu päeva luban Noorale, et ma kirjutan kutsed valmis lasteaeda rühmakaaslastele, sest neil tuleb sünnipäevapidu emmaga ja emma rühmale ka siis need, keda ta tahtis kutsuda. Nii et, issa ma ei tea, kuidas hoida oma kätt. Nii et siis ma pean kutsed ära kirjutama. Nooraga ja nendega üks päev rääkisime, keda nad tahavad kutsuda. Mul on nimed olemas. Lihtsalt kutsed on vaja ära kirjutada ja ennast kokku võtta. Ja mul on täna viimane koolipäev ja on selleks nädalaks kõik. Ja ongi 2 nädalat koolis juba käidud. Päris mahukad on kodused ülesanded ja igast asjad. Nii et aga uuel nädalal on 2 e-õppepäeva, nii et 2 päeva käin ainult koolis koha peal. 1 e-õppe on mul vaja teha, neid asju isegi ei ole veel üles pandud, ma loodan, et nädalavahetuseks pannakse ülesse, et siis saaks ära teha või siis järgmisel nädalavahetusel teen ära. Ja 1 e-õppepäev pandigi, ma arvasin, et see oli nagu, mis meil see nädal 1 oli e-õppepäev, et see on nagu kogu selle ajamaterjal, aga tundub, et see oli mitme nagu päeva oma, aga ma tegin kõik ära, nii et see on mul juba ette tehtud. 2 Hindelis kodutööd on mul ka tehtud, rohkem pole juurde lisatud. Esmaspäeval on mingi hindeline grupitöö seal ühes aines ja selleks on vaja, loosiga pidime võtma mingid organisatsioonid ja siis peame lugema nende kohta, meil on materjal nagu iga organisatsiooni kohta õpetaja poolt ja siis see pidi vist tulema mingi 5-10 lehekülge. Selle peab ennem nagu läbi töötlema, et siis esmaspäeval oleks lihtsam teha grupis seda. Nii et ja hetkel ma olen kõigega järje peal õnneks. Nii, tere vlog. Jõutan teid natuke. Lõpetasin just koristamise ja mõtlesin, et kui ma siin käisin nädalavahetusel kaltsukas jälle, siis jagan teile, mis sealt sain. Seekord sain nagu väga suure saagi. Ma pole vist kunagi nii palju kaltsukas saanud. Nii et nii et siis ma mõtlesin, ma näitan teile. Esiteks sain siukse särgi omale. Mega ilus oli seljas. Nii et teine sahtli lahti, kuhu need asjad pärast panna siit. Nii, siis mul on üks hele beige kleit siukene kampsuni oma. Nüüd on siuke must ka. Siit keha juurest hoiab nagu kehas, sealt läheb laiemaks. Mul on siuke beige ka. Nii, siis ma sain ühe siukse kleidi. Kohe näitan. Niimoodi. Eest on siuke, siit on lips lahti. Varrukad. Ja siuke tavalise sirge lõikega. Siis ühe kleidi, mis on kehasse, mis seljas oli ka jälle mega ilus. Ülevalt on siuke. Varrukad ja kõik siuke on veits. Ja alt on kõik kehasse. Mega ilus oli seljas. Ma nagu ei arvanud, et ta nii ilus on. Siis sain Noorale mega ägedad teksapüksid. Tahaks endalegi siukseid. Väga ilusad. Nii, siis sain siukse kleidi. Ma panen selle luku kinni. Nii. Alt läheb laiaks niimoodi. Sammuti väga ilus, aga ma avastasin, ennem seda ei olnud. Mul on mingi asi siia peale läinud taha. Mingi must väike täpp. Ja ma ei saanud seda esimene kord pesus maha, aga samas kui ma küünega teen, siis ta nagu tuleb nii, et ma mõtlesin, ma panen ta nagu väga tugeva pesuga ja pleki eemaldajaga, et proovin või mingi sapiseebiga. Sest see kleit seljas mulle nagu nii meeldis. Siis üks suvisem kleit. Aga kuna ta oli ilus ja see oli odav, siis ma olin mingi, et jep. Siis siukse kampsuni. Tavaline, varrukad on siuksed. Kenakesed, muidu on tavaline. Siis see, mis mul seljas on, see on ka sealt pärit. Must, kõrge kaelusega. Siis, mis meil siit tuleb nüüd? Kas sa tahad kukkuda? Viskasin üksteise otsa. Siin on jälle lukk lahti, ma olen neid selga proovinud. Panen luku kinni. Ka liibukas, must. Siit on siuksed kroogid. Ja see on taskutega. Nii et väga hea saavutus jälle. Nüüd siis siuke nahast bluus. Varrukad on puhvis ja seljas nägi mega hea välja. Jälle ma olin ülikahtlev, kas nagu
pesumasin on nagu ilus, aga väga ilus oli. Nii et siis sain ühe seeliku. Siis sain Noorale veel sellise printsessi pusa. See meil teemaks on. Siis endale siuke pikem kootud kardigan, kui nii võib öelda, lühikeste käistega. Seljas istus jälle väga hästi. Siis on kõik kleidid tagurpidi. Ettevalmistus on täiesti nullketi. Nii, tegelikult on täiega kiire ka, sest ma pean hakkama Saskele järgi minema. Aga jälle liibukas kleid. Selline pikkade käistega, suht tugevast paksust materjalist. Nii et talvel hea. Siis siuke pintsak. Siis mul on mõned asjad veel, mis on pesus alles. Tüdrukutele ühed punased kleidid jõuluomad, need ma näitan kunagi hiljem. Ja ühe nahktagi sain ka Noorale. Siis endale siukse lühikeste käistega. Siis Saskjale siuke kleit tuunika. Seda käib mul iga päev lasteaias nagu kleit ja all on retuusid. Siis endale siuke särk, see on väga kortsus praegult, ülevalt siuke. Ja varrukad on siuksed. Ma ei ole seda selga proovinud ja see on väga kortsus, ma pean ta ära triikima. Ja siis veel emmale või Saskjale selline. Ja ühe asja sain Saskjale veel, ma näitan. Sain Saskjale siukse vestiga, rose gold lukuga. Mega ilus. Nii, ma käisin eile Pepkos. Toon need asjad ka. Sain enda teksad. Mul olid tegelikult ühed siuksed, mis mustad, ülevalt siuksed kroogitud. Need olid ka tegelikult Pepkos siuksed laiad. Aga ma jätsin need kuskile eelmine talv, millega ma käisin tegelikult kogu aeg. Need ei ole päris sama lõige, aga enam-vähem. Ja neid ei ole kuskilt mujalt, ma ei ole saanud. Siis Noorale ühed retuusid. Ja siis ikka patsikumme, klambreid, veel klambreid ja veel patsikumme. Ja siis mul oli kööki neid juurde vaja, millega saab lahtiseid pakke kinni panna. Siis Noorale võtsin siukse. Emma veel ei oska nendega midagi teha, saab nagu ise riideid selga. Siin on šabloonid ja kleepsud ja igasugused. Mõtlen. Siis ostsin mingit ninni-nänni ka veel lastele niisama. Ühed saapad sain kätte, mis ma endale tellisin kevadsugis omad, ma näitan need ka ära. Sellised saapad. Vot, see ongi kõik. Ja see hunnik seal taaskord on mu puhtapesu hunnik. Ja praegult mul jälle peseb pesu. Aga kell on 12 ja ma pean 15 minuti pärast olema Saskjale järgi, nii et ma nüüd panen teksad jalga ja lähen. Enne ütles, ta ütleb ise, aga siis ta ikkagi otsustas, et ta ei ütle. Nii et tere vlog! Ma jõuan tegelikult kohe kooli ja Heinu läheb Noora lastevanemate koosolekule. Ja mida sa irvitad seal taga? Nii et ega siin väga midagi muud ei olegi. Vlog. Ma käisin just peale kooli poes. Ja ma võin teile öelda, et ma olen lihtsalt surmani väsinud. Ma olen tunnen, et lihtsalt kukun kohe sammu tee äärde lihtsalt jääb magama. Nagu väga hull. Nädala lõpuks ikka väsid totaalselt ära. Ja ka mina nii ei tunne, vaid teised ka rühmas, kellega ma koos nagu olen istun. Et neljapäevaks on ikka aur täiega väljas. Ma käisingi poes, ma ei prügikotte vaja. Ja Heinu tahab miskit süüa ka ja ma ise ka. Nii et ma lähen koju, teen veel süüa veits. Ja Heinu on trennis. Ja Maku vaatab siis lapsi praegult, üle 100 aasta. Aga Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et. Min. Ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et. Min. Ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et. Min. Ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et. Min. Ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et. Min. Ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et. Min. Ma lähen koju ja vaatan. Ja siis Heinu on trennis. Ja Heinu tahtis minna trenni, sest on see nädal kõikidest trennidest saanud käia, nii et.
kas lapsed magavad, kui ei, pean nemad magama panema, siis süüa tegema, sööma, pesus käima ja siis ise ka magama minema, sest ma lihtsalt reaalselt, ma olen nagu tohutult emotsionaalne inimene, ma hakkan vihast nutma, ma olen väsimusest ka nutma hakata ja hetkel on täpselt see, et ma olen nii väsinud kuidagi vaimselt ja füüsiliselt, et ma võiks lihtsalt pillima hakata, sest ma olen lihtsalt nii väsinud. Aga ja, lähme koju ja homme hommikul ärkan on jälle uus enesetunne, nii et mis seal ikka. Tere hommikust. Tegelikult kell enam ei ole nii hommik, ma hakkan varsti Saskele järgi minema. Aga me jäin eile nagu peale laste magama panekut, söögi tegemist ja kõike lihtsalt mingi hetkega magama. Enne tuli koju, veits rääkisime juttu, siis ma ütlesin, ma lähen magama. Ja siis ta tuli veel meie tuppa ja siis ma ütlesin, mine pane rõdu aken kinni ja kohe, et ära jäta seda hiljema peale, et siis sa unustad, et mine pane palun kohe. Ja ma jäin niimoodi magama, et nagu ta oleks meie toast ära kohe, aga ma ei kuulnud ega mäletagi enam seda ukse kinni panemist. Või noh, akna, et ma jäin lihtsalt kohe magama, ma olin nii väsinud. Täna tunnen ka ennast ikka suhteliselt siukse zombina, et päris raske on. Ja kella 5 aeg hommikul emma oli lambist meie voodis, jauras midagi. Saske tõusis voodis püsti, jauras. Emma tuli siis mu kaisu, ma hoidsin teda kaisus ja siis me õnneks jäime ikkagi mingi aja pärast magama kõik ja Saske ka. Aga ja, nii et meid sai ikkagi magada veel. Ma sain teada, et mul tulevad juba esimesed mingid nii-öelda aine, mingid eksamid, arvestused, asjad, nii et ma hakkan juba üle stressama sellega ka. Aga jah, nüüd on vaja lihtsalt oodata ka see ära, et Saske hakkaks lõunat magama lasteaias mingi hetk. Ja siis saaks hakata tööd ja praktika kohta otsima. Homme ma lähen vist kinno. Tuleb uus Afteri film välja. Ja väga tahan näha ja mu sõbranna ka, nii et me otsustasime, et me vist lähme koos vaatama. Ja Nooraga rääkisime, et lähme kuskile mängima emaga a la Sky Parki või kuskile mingisse taolisse kohta. Nii et ja nädalavahetus me oleme linnas. Nii et. Lähme palun. Me ei lähe sinna poole, lähme. Emma, tule. Noora, sa ei taha sõita või? Okei. Emma, Noora ei taha sõida ise. Kellele sa helistad? Mama. Mamale või? Kus lähed? Noora läks rattaga sõitma. Ja lihtsalt. Ausalt. Jas olla. Tere vlog. Kell on mingi 8:30 ja sõidame Paidest Tallinna. Ja kui me läksime lasteaeda lastele järgi lihtsalt, et me lähme toome need lasteast ära ja siis vaatame, mis tänane päev toob. Siis see lõppes sellega, et me käisime Rokas, ostsime Noorale Pepu aluse, sõitsime maale, istme aluse ja nüüd ta ei peaks tooli peal istuma, nüüd ta istub seal. Ja tähed on selle peal. Ja siis tulime maale, jätsime enda auto siia. Veits said lapsed mingi 2 tundi mängida ja nüüd Tudu all sõidame tagasi teise autoga, sest meie auto läheb remonti ja siia 3 suurt tooli ei mahuks, aga tegelikult Noora on juba nii pikk ja suur, et saab need paar sõitu siis Pepu aluse peal ka tehtud. Ja nüüd siis sõidame koju, jõuame kuskil 9 koju ja nii ongi. Nii palju siis meie kodusest õhtust. Nii et
hommikust aia. Ma tegelikult ärkasin mingi 7:20. Ma lihtsalt ei olnud valmis üldse ärkama. Ma olin nii väsinud. Ja nüüd on kell 8:43. Teen pannasi. Tegin kohvi meile hinnuga. Ja toimetan. Aga räme väss on peal. Ja siis ma vastasin, et pannkoogi jahu pole. Millega ma tavaliselt nagu, et saab lihtsamini. Issa mul kohe mingid. Aga siis ma pidin tegema vanakaalikalt ehk ise pannajahu. Tegin siis ära. Nüüd hakkan küpsetama. Nii et ja vaatame, mis see päev siis täna toob. Ma tean, et õhtupoole ma lähen kinno. Aga mõtlengi, kas minna täna Skyparki või homme. Peab vaatama. Ja kui mina kinno lähen ja ilm on ilus, siis enne tuleb tüdrukutega vist jalkale. Nii et tere hommikust. No ma ei hakka seda edasi tagasi tilguta. Lähme või? Jaa. Emma, kas me lähme Skyparki või? See on jälle. Ma ei tea. Kakaais on meil. No kakaissi küll ei ole. Aga me lähme siis jah, tõesti Skyparki. Hommikusök on söödud ja lõpuks saime kodust minema ka. Nii et paar tundi saab seal mängida ja siis Sassu toiduajaks tuleme koju tagasi ja peale seda ma lähen juba kinno. Ja tüdrukud vist jalkalessiga, kui see viitsib minna nendega. Aga nüüd siis lähme vaatame. Noora on korra käinud Skyparkis, see on super omas ja oi, oleks ka prille vaja. Ja mul ka. No ei ole hullu. Ja Sassu ja Emma pole kordagi käinud. Jõudsime ka siia ja siis põhimõtteliselt tahaks panna rahakotid asjad ikkagi kappi, kuna rahvast tuleb nii palju ja siis saab ainult sularahas kappi maksta. Nii et nüüd ma sõidan alla, Hinnu ja lastega ülesse, ma võtan sularaha välja ja siis tagasi ülesse mängima. Apsti! Näe, tule tee siin, kiigu. Noor, sa oled nii tubli ja julge, no? Tulevad. No ise julge. Lähme ratta peale ka. Tule. Tule, Saskia. Oota. No tule. Emma, sõida issiga koos. Saskia, tule emme oppa. Sõida issiga. Päris mõnus on ju. No tule. Apsti! Muura! Tere vlog. Ma olen nagu nii väsinud praegult, et see on tõesti ebanormaalne. Mul lihtsalt ei püsi silm lahti. Me olime nii halvasti ette valmistunud sinna Skyparki minekuga. Ma käisin vahepeal mähkmeid ostmas ja niiskid salpakaid, sest Saskia kakas ja ma ei tea, me ei võtnud kodust kaasa. Ja siis olime seal, Saskia väsis ära. Saskia magab autos taga ja Hinnu läks suurematega poodi, siis lähme koju, teeme süüa. Õnneks ma sellepärast mingit püreesi ja asju ossi, et ennem Saskia sai süüa. Aga algul mõtlesime, et lähme kuskile sööma, aga Saskia oli nii jonnine ja suuremad hakkasid ka. Nagu ikka, ma ei tea, Noora ei saa riide, ei saa jalga, ei saa mitte midagi tehtud, ainult jonnib. Siis Emma ainult jonnib, pluss Saskia ainult jonnis. Siis me mingi noob. Nii et nüüd läksid poodi.
täiesti kohutav, kui väsinud saab olla. Koju ja süüa ja kohvi ja äkki läheb paremaks, sest varsti peab kinno minema. Nii, tere õhtust! Ma olen kinos tagasi ja mina jäin filmiga väga rahule, mu sõbrannaga, kellega ma käisin vaatamas. Ja me käisime Afterit vaatamas seda, mis oli nüüd viimane osa kinodes. Ja mis te arvate, kas ma nutsin ka seal filmi ajal? Ilmselt nutsin. Nii et ma ei tea, kas on üldse mingi film, mida ma käin väga vaatamas, kus ma ei nutaks. Mu pea valutab, ma pean selle patsi lahti võtma, mul on nii tugevalt kinni. Aga meie kodu, ma ei tea, igas videos ma seda kindlasti ütlen, on jälle täielik. Ma ei tea, nagu siit oleks mingi torm üle käinud. Täiesti kohutav. Mul on nii palju, mul on mingi 6 masinatäit puhast pesu tegelikult kokku lapata. Kõik on nagu rõve. Nii et tõmban omale siin krunni pähe. Teised sõidavad ka jalkamängult tagasi. Nüüd käisid sugulastel ka külas. Ja seal juures. Nii et mina hakkan kööki praegu koristama ja süüa tegema. Noora juba eile tahtis spagette ja vinkut, nii et siis ma teen spagetti ja vinkut. Ja samal ajal üritan vähemalt selle köögi korda saada ja siis edasi teistesse tubadesse liikuda, kui mul see õnnestub. Nii et hakkame siis pihta.